Tere tulemast vaatama ja kuulama Tallinna Ülikooli vestlussaadet Ekspert eetris. Mina olen Katriin Lepik ja mul on väga hea meel, et siin laua taga istub minuga täna värske doktor, Tallinna Ülikooli nooremlektor Karel Kulbin. Tervist! Tere ja tänud kutsumast! Selle doktoritöö juurde me ka täna igal juhul jõuame. Aga mõtleme praegusele ajale. Meil on selline kevadine meeleolu, väljas kõik justkui juba tärkab, päike paistab, ilm läheb paremaks ja kuidagi on tunne, et tuju läheb ka paremaks. Sina ju tegeled vaimse tervise ja vaba aja ja liikumise teemadega, mis meil igal juhul on vägagi aktuaalsed. Ja oled öelnud, et on sellised 3 universaalset soovitust, mida siis igal inimesele võib soovitada. Üks nendest tõesti on see viibimine looduses, aga veel ka liikumine ning regulaarne hobi või mingi harrastus peaks inimesel olema. Räägi, miks see vaba aeg meile tegelikult nii oluline on? Kõigepealt on sul absoluutne õigus, et kui ilm läheb ilusamaks, siis tõepoolest seda me ka uuringutest teame, et see nii-öelda sesoonsus või ilmad, kus me elame ja kus me oleme, et siis see aasta ringis ka meie nii-öelda vaimu mõjutab ja meie meeleolu, aga kui vaba aja juurde tulla, siis no eelkõige, kui niimoodi tervikuna inimese peale mõelda ja kuidas ta funktsioneerib, siis on see vajalik sellepärast, et inimene saaks teha seda, mis on siis teisel pool vaba aega, et teha tööd või täita neid kohustusi, mis tal on ja selleks, et seal hakkama saada, siis ta peab taastuma ja siis edasi nüüd läheb keerulisemaks see asi, et mis asi see vaba aeg üldse on, et kui sellest rääkida, siis on kasulik 3 nagu tähendust vabal ajal. Üks kõigepealt see selline ajaperspektiiv või et meil on lihtsalt, saame lugeda aega, et mul on peale tööd nii palju vaba aega. Nüüd on edasi küsimus, et mis sa siis selle vaba ajaga teed, et sul on seal veel kohustused, eks? Just, et see pärast tööd vaba aeg tähendab tegelikult ju töövälist aega, ega seal nüüd ka niimoodi leiba luusse ainult lasta ei saa. Ei, absoluutselt et siis on sinu valik, eks ole, või kui me mõtleme ühe inimese tasandil, et siis ta võib edasi lükata, kas ta täna koristab või ma ei tea, tegeleb millegiga, mis on vaja veel oluline ära teha või siis valib seda midagi, mis on tema jaoks tõeliselt rahuldust pakkuv ja nii-öelda tegevus enda pärast, mida tal tõeliselt teha meeldib ja sealt kaudu me jõuamegi selle vaba aja tähenduse juurde, mida nimetatakse ka selliseks nagu siis subjektiivses tähenduses või siis selline kogemuslik vaba aeg kogemuslikus mõttes, et mis kirjeldab seda kogemust, et üldiselt me räägime siis sellest, et see on miski, mida ma tõeliselt ise valin teha selle tegevuse enda pärast. Mulle tõesti, ma ei tea, meeldib käia rahvatantsutrennis, tegeleda rahvatantsuga. Versus võib mõelda, et võib ka perearst sulle öelda, et sinu tervise pärast oleks nüüd vaja sul iga päev 30 minutit liikuda ja siis sa võtad selle kohustuse ja teed selle ära, et sealt siis tekib veel omakorda nüüd see kiht, et kui me rääkisime juba vabast ajast kui ajast lihtsalt, mis meil on nii-öelda jääb üle siis mingite kohustuste arvelt, et see on nagu üks tähendus, teine on siis see nii-öelda kogemus, kuidas me seda kirjeldame, et see on see nii-öelda tegevus enda pärast, mida me vabalt valime ja teeme ja siis 3. on see, mida me nii-öelda kõrvaltvaatlejana nimetame vaba aja tegevusteks, et see on ka nagu selles mõttes midagi muud, et me nagu siis sageli püüame omistada, kui me kõrvalt näeme, et keegi sõidab jalgrattaga pargis, et siis see on tema vaba aja tegevus, aga tegelikult see ei pruugi ka niimoodi olla, ta lihtsalt peab ühest kohast teise jõudma, nii et see on nagu 3 erinevat tähendust ja eks nad siis võivad kõik nagu kokku langeda ühes inimeses, aga ei pruugi ka, nii et kui selle küsimusele vastata, siis et miks meil vaba aeg oluline, esiteks ta meil vähem või rohkem nagu nii on, see muuseas ka ÜRO inimõiguste deklaratsiooni järgi on ka meie põhiõigus. Teine asi on, mis me nüüd sellega siis peale hakkame ja kas me saame seda endale kasulikult siis ära kasutada ja see kasulik on ka, siin võib väga mitmed pidi, eks ole, läheneda, et kas me ise peame seda kasulikuks või siis see puhtalt oma enesetunde jaoks, eks ole, või me mõtleme, et see on ka kuidagi pikemas plaanis meie tervisele ja heaolule aga kas selle vaba aja üks eesmärk tegelikult peaks olema see, et see oleks kasulik? No vaat, see on nüüd hea küsimus, et seda vist kõrvalt keegi tulla ütlema ei saa, et see peab niimoodi olema, et
mida meie saame teha nii-öelda selle asja uurijate ja selle asja mõtlejatena, me saame lihtsalt kirjeldada ja selgitada seda, et millisel viisil ja millised valikud siis ja võib-olla ka aidata mõtestada seda, et kuidas jõuda nende vaba aja tegevusteni, mis on konkreetse siis inimese jaoks sellised tõeliselt rahuldust pakkuvad, sest see sõltub ju väga palju kontekstist, milline on inimese töö, milline on tema igapäevakohustused, perega seonduv väga paljudest asjaoludest, nii et siin selliseid nagu puhtalt nimetada ühte tegevust, mida me vormina tänaval ära tunneme, et keegi sõidab pargis jalgrattaga, siis et see ka absoluutne tõde kunagi ei saa olla nagu või absoluutselt parim soovitus, et see ikkagi loomulikult sõltub konkreetse inimese nii-öelda vajadustest ja kogu sellest elu kontekstist. Ehk siis see pealtnäha lihtne mõiste vaba aeg ei ole üldse nii lihtne tegelikult. Absoluutselt mitte ja meil veel eesti keeles on hästi tore eripära on see, et meil on nagu ühte sama sõna kasutame. Just, et tegelikult vaba aja mõiste kõrval võiks ju meil sagedamini levida ka sõna jõudeaeg. Jõudeaeg, jah, seda on nagu, ta on olemas, mina ei ole üldse keeleinimene ja mina ei oska selles osas seisukohta võtta, et kuivõrd nüüd nagu seda peaks suruma, et eraldi see termin kõrval oleks ja kas see on siis nagu kõige parem, aga ta iseenesest jah, et ingliskeelses maailmas on siis selge eristus on free time ja on siis leisure, mis on siis põhimõtteliselt erineva tähendusega, et see üks viitab nagu puhtalt sellele aja aspektile ja teine siis viitab pigem siis sellele subjektiivsele tähendusele, mida saab ainult inimene ise nii-öelda siis läbi enda tähenduste, mida ta omistab mingi tegevusele, saab siis nii-öelda nagu leisure'iks nimetada, aga ikkagi me kasutame seda sõna leisure ka inglise keeles nii-öelda kõrvalt vaates siis ka nende vaba tegevuse kohta, mis on siis tüüpiliselt nagu sellised, mis siis võib öelda, et enamus inimeste jaoks on siis jõudeaeg. On pakutud ka vaba olu ja jõude, ühesõnaga erinevaid sõnu veel. Mingi variatsioone kuskil on. Aga natukene filosoofilisem küsimus siia, et see, et me seda jõudeaega ehk leisure'i mõistet tegelikult väga ju ei kasuta, peegeldab see midagi meie kohta ka? No nüüd ma lähen kuhugi, kus ma ennast 100% kindlalt ei tunne, aga nii palju on ikkagi välja pakutud, et tõenäoliselt see on seotud kogu siis selle luterliku nii-öelda luteri usuga seonduva siis kultuuriruumiga, selle protestantliku eetikaga omakorda ja nii-öelda, kus me siis lihtsalt öeldes tööd peame ikkagi selleks, mis ma ei tea, öeldakse ka väga trafaretselt, et tee tööd, siis tuleb armastus ja mis iganes, mainimata, et tsitaat läheb kuhugi edasi, aga levima ikkagi on jäänud see osa. Ja ühesõnaga sealt kaudu kuskilt tekib nagu, ma arvan, ikkagi jah, meie siin kultuuriruumis ja lähedastes kultuuriruumides on siis sellel vabal ajal ikkagi selline pigem nagu tähendus millegile triviaalsele, et millegile, mis nagu kuskil leiab ka aset ja on olemas, aga pigem see on nagu mingi võib-olla luksus kellegi jaoks ja võib-olla lihtsalt midagi kasutut, mis tuleb ära veeta, et saaks selle millegi tõeliselt sisuga edasi minna. Ja teisest küljest ka see häbitunne, kui kuidagi vaba aega nautida, on ju ka väga aktuaalne. Ja see väljendub nagu naljaga pooleks on vähemalt räägitud, et teatud töökollektiivides, et meie kultuuriruumis ei sobi öelda, et ma ei tea, ma puhkasin väga palju ja väga hästi või ma ei teinud mitte midagi või ühesõnaga kõik, mis ei ole nagu kuidagi utilitaarne või selline nagu kasulik, et siis sellest nagu pigem ei taheta rääkida. Jah, et ma arvan, et ei saa nii mustvalgele öelda, aga sinna suunas on, nii et jah, selles mõttes see oli väga hea küsimus, et see on üks osa, mis võib ka teatud hetkedel siis takistada näha neid kasulikke, kasulikke vähemalt kuidas siis kellegi jaoks, aga neid kasulikke omadusi,
mida siis vaba aja tegevused saavad meile pakkuda. Jah, mõneti tundub, et see vajadus produktiivsusele on suurem kui vajadus vabale ajale ja võib-olla see on üks lihtsalt selline vale arusaam, et küllap see ikkagi tõele ju ei vasta. Aga millised need levinud vale arusaamad veel selle psühholoogilise stressi kohta tegelikult on? Hea. No ühesõnaga võib-olla alustuseks see, et nendel ma arvan, sellises nagu tavatähenduses neid sõnu mõistetakse sageli päris erinevalt, mis on stressor, mis on stress. Räägime siin ära, mis on stressor ja mis on stress? No eks on ka erinevaid tõlgendusi, aga põhimõtteliselt tundub ikkagi kasulik selgelt eristada, et üks asi on need, mida me siis nagu stressoriks kutsume, on need mingisugused väljakutsed ja nõudmised keskkonnas. Jah, siin võib rääkida, et need võivad ka nii-öelda meie sisekeskkonnast tulla, eks ole, meie, ma ei tea, lihtsalt öeldes mõtete näol. Aga see on siis nagu miski, mida kui me räägime neist väliskeskkonna stressoritest, siis mida paljusid neist on meil väga keeruline kontrollida. Nad seal on ja nad seal saavad kogu aeg olema. Ja siis see, mida me stressi all mõtleme, on siis see nii-öelda reaktsioon sellele või nii-öelda nagu võib siis ka öelda, et tagajärg, eks ole, sellele, et ja see, kuidas see nüüd kujuneb, siis kindlasti nagu siin peab ka eristama, et üks asi on nagu selline, mida me käsitleme füsioloogilise stressina, mis on meie füsioloogilised reaktsioonid seal taga ja teine asi siis on nii-öelda, mida nimetatakse psühholoogiliseks stressiks või nii-öelda tajutud stressiks, et kuidas me siis kokkuvõttes, milliseid hinnanguid me nendele nõudmistele, mis keskkonnas on, siis anname ja sealt tulebki siis mängus on see klassikaline Lazaruse psühholoogilise stressi kontseptsioon, kus muutub väga oluliseks see, et ainuüksi keskkonna nõudmiste põhjal me ei saa ennustada, selle psühholoogilise stressi kontseptsiooni järgi me ei saa ennustada, kui palju siis stressi inimene tajub olevat, et see on alati siis interaktsioon nendes nõudmistes ja selles, milliseid hinnanguid me nendele olukordadele anname. Nii et lihtsalt öeldes täpselt sarnase nõudmisega silmitsi seistes me anname siis tegelikult erinevaid hinnanguid lähtuvalt väga paljudest asjaoludest nendele olukordadele ja siis me seeläbi siis ka tajume, põhimõtteliselt võib öelda, et üks inimene ei taju mitte mingit stressi. Võib väga äärmuslikku näite tuua, et põhimõtteliselt metsas karu kohates me kõik enamus ilmselt tajume väga kõrget stressi. Väga aktuaalne juhtum muide, et karu võib ka ratta seljas sulle otsima. Aga võib ette kujutada, et kuskil on olemas suurepärane karutaltsutaja, kes absoluutselt siis stressi ei taju selles olukorras, nii et see on nagu niisugune hästi nagu äärmuslik näide, mida ma ei tea, kas saab eksisteerida, aga põhimõtteliselt. Et see stressi mõõtmine, selleks tegelikult ju ühtegi head lahendust ei olegi, et mis mõõdupulgale seda nagu panna? Ei, eks ikka seda tehakse, on ikka lahendused, et ühelt poolt saab siis neid füsioloogilisi reaktsioone mõõta, aga nad ei lähe, võiks öelda, et üldse mitte kokku nagu siis nendega ka siis selle psühholoogilise stressi näitudega, mis on natuke nagu teine olukord või ühesõnaga siis läbi teatavate juba tõlgenduste tekivad, ja seal seda tajutustressi, siis me ka seal muud varianti ei ole, seal me mõõdame ikkagi läbi inimese subjektiivse hinnangu, kuidas ta siis selle olukorra enda jaoks ära on tõlgendanud. Aga kui inimene on pidevas stressi olukorras, kas või praegune maailma olukord tõesti muutub, on segane, mingi hirm ikkagi paljudel inimestel on, kas see vaba aeg siis kuidagi saab aidata kaasa sellele olukorrale või on see lihtsalt selline ajutine mingi pehme lahendus? Vot siin ongi võib-olla, et see rõhutama peabki, et saab aidata. Et see kindlasti ei ole nagu mingisugune kaugeltki mitte mingisugune ime kuskil, et tehke neid ja neid asju vabal ajal ja siis kõik see kaob ümbert ringi, et nii ei ole, et eks ta on nagu
no me nimetame seda toimetuleku, stressiga toimetuleku ressursiks, siis see viitab ju iseenesest sellele, et see on nagu mingisugune, no ütleme siis moodsalt tööriistakast, mille kaudu me siis saame erinevaid siis toimetuleku viise siis rakendada, nii et noh, umbes nii saab sellest mõelda. Tõesti värskelt oled kaitsnud oma doktoritöö. Palju õnne. Aitäh. Ja see doktoritöö ju sarnasest teemast ka muidugi rääkis. Ehk siis tegelikult sina vaatasid, kuidas COVID-i pandeemia esimesel aastal see psühholoogiline toimetulek, kuidagi seda, see on küll ingliskeelne pealkiri, aga niimoodi eesti keelde peegeldades, et võib-olla see toimetulekuga, et kuidas sellega meil läks. Mis sind võib-olla kõige enam üllatas nendest leidudest? Ja vot sellega nüüd huvitav on see, et selleks, et rääkida, mis üllatas, tuleb mõnes mõttes minna siis sinna 6 aastat tagasi. Et kui täna nagu vaadata neid asjadele peale tulemustele, siis võib paljuski juba ka neid interpreteerida niimoodi, et mis siin siis nii väga palju ikka üllatas. Aga no esimene asi, mis nendest uuringutest välja tuli, oli see, et kui meil oli ikkagi üldine ootus, ma arvan, paljudel vähemalt, kas või selline igaühe tavalise inimese ootus, kes nende teemadega ju ei tegele muidu, et oli selline, et väga palju ebakindlust, väga palju uusi nõudmisi, elurutiinid kõik sassi löödud ja nüüd see seal esimese aasta jooksul ka väga palju see olukord tegelikult muutus, et alguses tundus seal, kui tuletame meelde, et siis seal esimene kevad, ootamatu, piirangud, siis hakkas tunduma nagu suvel, et see asi läheb üle, praktiliselt kõik nagu justkui kadus ära ja siis hakkas see uuesti kõik peale ja siis palju rängemalt tegelikult nii-öelda tervise olukorra seisukohalt. Siis mida tulemused näitasid, on see, et tegelikult üllatav oli see, et sellist nagu universaalset, ma ei tea, kõiki hõlmavat sellist mõju nendele vaimse tervise näitajatel, need muutused, mis keskkonnal toimusid, nagu eriti ei paistnud silma, noh, vähesel määral siin ja seal, et tundus nagu, et tegelikult inimeste nii-öelda selline vaimne toimetulek elu läks edasi ja et see nagu paistis, ütleme, et ühelt poolt nendest analüüsidest kõigepealt silma, aga siis natuke teistsuguste analüüsimeetoditega neid andmeid vaadata, siis tuli välja selline huvitav muster, kus siis tegelikult oli üsna suur hulk inimesi, kelle nii-öelda selline tajutud stressitase läbi selle esimese aasta, siis mida nendes uuringutes sai vaadatud, oli üsna madal, nad tulid nende olukordadega päris hästi toime, siis oli üks seltskond inimesi, kellel olid need läbi kogu selle esimese aasta kõrged need näidud ja siis oli üks hulk inimesi, kes tundus, et alguses oli see nendest tekitanud üsna tugevaid selliseid stressi, mis saaks siis läbi ajapunktide siis nagu paranes ja nad võib siis lihtsustatult öelda, et õppisid sellega toime tulema ja siis mingi seltskond oli veel 4. seltskond, kes siis võib öelda, et kas siis nagu lihtsalt öeldes väsis sellest, kelle siis nii-öelda see kui nad esialgu selle esmase ebakindlusega tulid üsna hästi toime, aga nähes, et see kõik jätkus, siis ühesõnaga tuli välja nagu selline mitmekesisus, mis tegelikult siis selles, kui tervikuna inimesi vaadata, siis võibki väljendada sellise stabiilsuses, aga seal taga siis täpsemalt vaadates sellised nagu selline tüpoloogia tuli välja, mida tegelikult varasemalt sellistes traumat uurivas kirjanduses traumadele reaktsioonid on sellised prototüübid leitud, on tegelikult sarnased. Siin oli teistsugune olukord, siin ei olnud üks konkreetne trauma, eks ole, valdavalt, vaid selline pikalt kestev mingisugune rõhumine selle keskkonna nõudmiste poolelt. Nii et see oli kindlasti jälle tagantjärgi võttes toodud, saab öelda, et üllatav, aga põhimõtteliselt ikkagi nagu selgitas seda, kuidas me esialgu seda suhteliselt stabiilset joont, mis selle taga siis peitus.
ma arvan, et enamikel meist on veel värskelt meeles need fotod, kus olgu see rabalaudteed või olgu need rannajooned on paksult rahvast täis. Mis rolli see võib-olla just aktiivsem vaba aeg tegelikult sellel perioodil mängis? Kõigepealt tuleb öelda, et Eestis oli ju selles mõttes meil ikkagi elu väga tore, et need võimalused olid olemas. See ei olnud üleüldse, kui nii-öelda tervelt maailma vaadata, siis väga paljudes suurtes riikides oli ju ka põhimõtteliselt keelatud õue minna mingitel perioodidel. Et meie nagu sellega ei kohtunud, kui just ei olnud seal kuskil lähtuvalt siis oma sellest haiguse põdemisest ja sellest taastumisest ei pidanud seal olema kõigist teistest teemal, aga jah, nende uuringute andmed näitasid selgelt, et sellist, mida me nimetame siis aktiivset vaba veetmist, seal me peamegi silmas sellist liikumisest looduses aja veetmist, erinevate hobide harrastusega tegelemist, et ikkagi need, kes olid kõrgemal määral nendesse tegevustesse haaratud, nendel ikkagi need seostusid siis nende parema toimetulekuga siis gruppidega, et selline võib öelda ennetav efekt seal oli. Me ei näinud küll selgelt andmetest, et nüüd see ma ei tea, juurde tekkiv aktiivne vaba veetmine otseselt aitaks langetada neid tajutusstressi näitusid, aga selline ennetav efekt tuli välja ikkagi selgelt, et nende sellist tüüpi tegevust ja eluviisiga inimesed siis ikkagi tajusid seda stressi enda ümber oluliselt vähem ja sellises määras, mis on täitsa täiesti nagu jätkusuutlik, sest et seda ka loomulikult tuleb meeles pidada, et stress ei ole miski, mis peaks olema meie elust kadunud või et mida vältida, et see on nii-öelda elu osa. Normaalne elu osa, mis peab seal olema, et muidu see vastand sellele on siis midagi sellist, et meid enam ei ole. Just, nii et stress mingil määral meil on vajalik ja sellega õpime ka toime tulema. Siia lõpetuseks ma küsin sult ühe kiire väikse küsimuse veel, et on sul äkki üks selline harjumuse soovitus, mida sa tahaksid igale inimesele nüüd edasi öelda, et võt hakkad seda tegema, äkki läheb paremaks? No vot, selliseid mingid ühe tegevuse põhiseid soovitusi alati tahetakse, aga neid kahjuks nii palju me tõesti teame nendest asjadest juba, et selliseid soovitusi anda niimoodi üldistavalt ei saa, küll aga mul saab üks soovitus olla ja ma selle sõnastaksin umbes niimoodi, et leidke kõigepealt aeg ja siis ka tegevused sellised, mida te tõesti teete nende tegevuse enda pärast, mis teile tõeliselt korda lähevad, mida te tõeliselt rahuldust pakuvad ja seal võiks olla ka natuke pingutust. Nii et kui midagi sellist regulaarselt on, kus on ka pingutust, siis on seal ka, tekib sinna juurde niisugune tähendus, ühesõnaga, et ma saan nagu kirjeldada seda, aga see on nagu väga individuaalne ja et kellele siis mis kõige paremini sobib ja siis aga need asjad on meie ümber olemas ja neid tuleb siis lihtsalt leida, vahest need tulevad iseenesest meie juurde, vahest siis tuleb tõesti neid otsida. Aitäh, Karel, selle vestluse ja selle soovituse eest. Hoiame siis meeles, et leiaks tegevuse, mida naudime, aga ka peaks natukene pingutama selle nimel. Aitäh. Täpselt nii. Aitäh. Aitäh ka teile, kes te vaatasite, kuulasite. Uus Ekspert eetris on juba ka eetris järgmisel kolmapäeval.